Aeg kaob ja kaob, on pikad ajavaod. Noh, sügist juba peksab natuke sisse. Sügis on meile alati meeldinud. Sügis näitab reaalsust meile, et aastaajad vahelduvad ja iga leheke langab. Ja kui me mängime meie elu filmi läbi, siis see on ka päris naljakas. Ühtepidi öeldakse pühakirjadest rahune maha, et hing on igavene, et vahet ei ole seal, mis jope su seljas on või kus dimensioonis sa oled. Aga noh, meil on nagu hästi valus ja draama on sellest, et me kiindume. Noh, kuna muud alternatiivi ei ole, jumalaga ei ole ühendust nii head, noh, meie teaduses ma mõtlen, ühendus on nagunii. Elus olend, et me oleme kõik oma vahel ühendatud suures organismis, suures peres. Aga noh, see süžee, selle filmi süžee on küll naljakas, et nagu sünnid, no siia ilma, no sa oled abitu. Noh, ainult ema piimast seal mähkmed vahetatakse isegi vetsusse käia, süüa midagi sa aru, eks. Oled mingi no kõik oleme läbinud seda, eks. No see on ideaalne, eks, struktuur. Et noh, aga sa sünnid siia ilma ja oled siis noh, kuskil korteris või kodus, eks ju. Sul on kodu ja sünnid ja siis neid hoolitsetakse su eest. Mis kasvad ja vaatad ja siis hakkad samastama ennast järjest rohkem ja need maskisi ja kostüüme proovima ja noh, loomulikult siin on ju meil nii palju kostüüme seal kodus tööl ja sõpradega ja lastega ja vanematega igaühega omad poliitilised siis kostüümid ja maskid. Ja kui seal taga muidugi armastus, see on normaalne, niimoodi saabki maitse olla, et iga elusolendega suhted vastavalt küll sügava armastusega, aga kas see on sipelgas või pooljumal või naaber või kõigiga suhted armastusega. No siis see film läheb edasi. Noh, elad ja noh, püüad nagu ennast sisse sättida, aga siis mingi hetk hakkad märkama, et see oli jama, et noh, mingid inimesed surevad ära. Noh, see tuleb see Buda lugu meelde, eks. Buda ka ju püüdi seal vaipade ja patjadega ja isa üritas kõik, et noh, ainult noored inimesed ümberringi ja noh, me üritame ka nagu siia nagu sisse seada, et noh, näeme ka mingid eeskujusi, aga siis ikka näeme, et keegi on vaene, keegi on rikas, keegi on ilus, keegi on kole, keegi on terve, keegi on haige. No hakkad nagu nägema seda kahesust, sa ei saa aru ja siis sa mingi hetk mõtled, et noh, ikkagi hing on nagu igavene, ta nagu ei lepi sellega, ta on ära unustanud sellega, ta see potents on sama ikkagi edasi, et ta nagu et noh, millal õnnestub. Et ma ikkagi püüan parima anda, noh, ma ei tea muud alternatiivi. No ja siis mingi hetk, no mis on ikka pikalt rääkida, mingi tavaline jutt, igaüks saab aru, et siis tuleb keegi annab jalaga pikati mees, get out ja siis kuhu ma pean minema, ma olen nii palju vaeva kogu elu, eks ju, siin õpid käima ja mõtlema ja üüri maksma ja armastama ja kõike üritad siin ja siis see ei ole ainult niimoodi, et öeldakse, noh, klassikaliselt vikatimees tuleb seda, enne kui vikatimees tuleb see vananemise protsess, et elame jõuagi, ega ei saagi nagu nii hästi nautida, kui tahaks, muidu meid nagu petetakse ära ka, et pensionisambad, et vanast peast naudid, praegu paned toorest ja vanast peast naudid, no kuule. Vanast peast võib nautida küll palju asju, eks ju, kui sa oled hästi kehalises kontseptsioonis, siis sul lihtsalt keha ja meeled sa oled harjunud läbi nende nautima, aga nad vananevad ja see midagi naudi eriti. Ainult üks kannatus, nagu mul tädi ütleb ka, et ei tea, mis ma olen teinud, et jumal mind ära ei võta, eks ju, üle 90 aasta valudes ja noh, ja nii edasi, eks ju. Et võt selline elu ja siis noh, okei, selle jutu point on selles, et siis sa paned nagu praegu, et ka võid silmad kinni panna, kui su kõik ära võetakse, kus sa lähed või kes sa oled ja mis saab. Paned silmad kinni, ütleme täielik pimedus. Kellega sa oled, mis suhe sul on, ütleme, kõik on kadunud. Võt see on nagu surm, jah? Või selline hääbub surm, nüüd hakkad vaikselt silma kinni panema. Sellest ei taha keegi rääkida, sest ma ütlesin ka, et kunagi mitu korda on rääkida, et hingel on see ebaloomulik, see surma teema, sest ta ei taha rääkida, see nagu, mis surm, see ei lähe kokku meiega, hing ei sure ära. Hing on hoopis teine energia, igavene energia. Kuigi see isegi materiaalne energia on teise sagedusega, aga ta on ka igavene, ta transformeerub, eks ju, energiajaavuse seadus. No ja siis, kui sa selles elus, noh, läbi vaimsete protsesside, miks sa neid vaimsete ugri-mugri asju on vaja, kui sa vaimsete alternatiivi ei hakka endale looma, igavest sidet Jumalaga, neid igavesi väärtusi ei hakka nagu koguma endast, see tähendab seda, et sa vaatad kõiki sisemiselt, võib-olla sa ei oska käituda vastavalt ajale kohal tingimustele veel, aga teoorias võtad vastu, et kõik on võrdsed, kõik on igaveselt hinged, eks ükskõik mis kehades, headus, armastus, alandlikkus, tänulikkus, no kõik need hinge armastuse omadused. Kui seda nagu arendama ei hakka, siis on palju õnne. Siis see hirm ja see šokk, kus ma panen su silmad kinni, kõrvad kinni, midagi kuule, ei näe, tunne lõhna, kõik meeled tõmbad kinni. No, et mis nagu tekib inimeses?
kui teil ei ole juba seda alternatiivi loodud, hingelist alternatiivi, vaimse energia igaveste väärtuste nagu kruuvi, see on ka suhteliselt esoteeriline jutt, ma saan aru, isegi mulle endale. Ja muidugi mul oli siis ka siin, et surmakogemusi on olnud, et ei ole midagi see, nii, et ma olen tegelenud palju aastad, et siis, kui see surmahetk on, siis ma olen selline särav, õnnelik hing ja lähen ühendusse Jumalaga või oma vaimse õpetajaga või paramparaga, pühakutega, kes mind tulevad appi ja mu hinge nagu juhatavad vaimse reaalsusse. No, paar surmakogemust näitab, et päris nii lihtne see ei ole. Järelikult mul ei ole arendatud veel välja nii kaugele see. Ma ei ole arenenud, mu teadus ei ole arenenud sinna algsesse staadiumisse veel nii palju. Aga sellest ei ole midagi, jätkame, aga mängime neid žužeesi läbi nagu igaks juhuks, et see ei oleks nagu liiga suur üllatus, et sa tulid siia hotelli, sättisid sisse, tore, hotellis peabki sisse sättima, aga sa tead, et papp saab otsa varsti. Visatakse hotellist välja, nagu tänapäeval on, eks ju. Kõik on nii meeldivad, raha saab otsa, siis kõik on nagu, keegi ei tunne nägemist.